Tere õhtust, kallid Tallinna ja Eesti tudengid! Mul on väga hea meel näha teid kõiki siin Vabaduse väljakul. Tänases julgeoleku olukorras ma ei näe paremat kohta, kus pidada sellist pidu, nagu me siin täna pidama hakkame. See on laulupidu. Tulge palun julgemalt lähemale, isegi päike tuli välja. Eriti treppide peal olevad inimesed ja seal tagapool olevad inimesed võiksid kõik tulla. Mitte võib-olla nii lähedal. Täna oleme kogunenud siia sellepärast, et me oleme tudengid. Organiseerides seda öölaulupidu oli meil väga tükk aega mõelda, milliseks me tahaksime seda teha. Millisena me tahaksime mäletada öölaulupidu 2014 mais. Ja me mõtlesime, et kes on tudeng? Milliseid laule peaks tudeng laulma? Ja me jõudsime enda aruteluga nii kaugele, et me tuleme siia kokku. Me tuleme siia kokku ja me lehvitame Eesti lippe. Kust tulevad Eesti lipud? Eesti lipud, veel kord, julgemalt. Eesti lipud andsid meile tudengid, seega täna selle asemel, et tulla siia kõik koos korraga, juhatab sisse korporatsioon Vironia seenior Tõnis Haube, sisse meie korporatsioonid. Ma palun teil moodustada väikene tunnel, sellepärast, et korporatsioonid tulevad siia ja näitavad oma lippe, näitavad teile kõigepealt oma laule ning seejärel saame alustada Eesti laulude laulmisega. Tõnis Haube, palun. Aitäh ja aitäh kutsumast, et tänan korraldajaid selle väga ürituse korraldamise eest ja paluks siia tekitada väike tunnel ja jätta natuke ruumi, et me saaks oma akadeemilise rongkäiguga üles rivistuda. Et akadeemilises rongkäigus osalevad meil täna peaaegu kõik Tallinnas esindatud tudengiorganisatsioonis, eesotsas siis Eesti üliõpilasseltsiga ja korporatsioon Vironiaga. Paluks, kui saaks siia ette natukene kasti jätta, et me saaks siia rivistuda lava ette. Rongkäigus osaleb ka Fraternitas Estica. Korporatsioon Sakala. Korporatsioon Protalia. Korporatsioon Leola. Korporatsioon Tehnola. Korporatsioon Lembela ja korporatsioon Sororitas Estonia. Kuna meid on siin korporante nii palju kogunenud, siis paluks veel natukene ruumi siin. Mahume ilusti ära. Ja natuke läheb veel aega kogunemiseks. Eesti üliõpilasseltsi ja Eesti korporatsioonide liidu poolt ja Eesti naiskorporatsioonide poolt elagu kasvu kõitsegu Eesti Vabariik igavesti ja korraldajate poolt märkus, et peale hümni ei plaksutata. Aitäh! Tuletame kõikidele meelde, et pärast hümni aplausi ei teha.
tere õhtust, kallis rahvas! Ja palju õnne teile kõikidele ilusa ilma ja kauni kevade ja kõige selle ilu pärast, mis meid siin ümbritseb täna. Me laulame teile ja teiega koos laulu Isamaa ilu hoieldes. Tugevate turjadesse, vanemate vägevusse, noorte meeste nobedusse, õdedesse, vendadesse, enne kõike endasse. Siis saab põlve parema. Kardad koerte klähvimisi, kuuled sakste sajatusi, kannupoiste kaevamisi, madalate manitsusi, samameeste salvamisi, sõgedate sõitlemisi. Pakille unedesse, kätt pakille käsu alla, rõtsakille rubla alla, siis sa tirvud kuubemesse, sügelised südamesse, paised pähe kondid kõhtu, vada siis sina lähed võrgusse, siis sa lähed võrgusse. Isamaa liidu hoieldes, vaenlase vastu võideldes. Taludesse, tarkusesse, õpetusse, õigusesse, kodukoha kaasikusse, pilvepiiril pääsukesse, siis saad vaimu vägeva.
tudengid. Nüüd on see ametlik osa läbi, nüüd on aeg natuke näidata, millest tudengid tegelikult tehtud on. Kõigepealt ma pean ära ütlema selle, et nagu te teate, praegu on eksamite periood, nii et me otsustasime ekraane sel aastal mitte panna, et testida teie oskust. Küll aga, kas me oleme e-riik või me ei ole e-riik? Meie fantastiline Marek Salurand, meie veebimaaster on teinud teie tudengipäevade äpis või ka lihtsalt avades teie mobiiltelefonidest kodulehe, saate kõik laulusõnad endale telefoni tõmmata, et me eeldame, et te teate neid kõik juba peast. Täna on siin minuga Karl. Väga huvitav lugu juhtus meil, nimelt kui ta siia tuli, siis ta pidi olema lava peal üksinda, aga tehes proovi juhtus mis? Tere õhtust kõigepealt minu poolt. Jaa, Siret juba võttis jutulõnga ülesse. Tegelikult juhtus niimoodi, et tehnikasajand nagu meil oli, meil vedas fono alt. Plaat aastast 95 lõpuks andis alla ja läks katki, aga siit samast üle tee otsakoolist tulid meile appi täiesti suurepärased pillimehed, kes täiesti eksprompt õppisid loo selgeks ja me teeme selle täna ära. Paneme käima. Väga hea, et pillimeestel on alati, antud juhul pillinaistel, on alati pill kaasas ja valmis lugu tegema. Sest et ühel seikleval Priiuse rüütlil olgu pistoda alati veel või peitku ennast hoopis ta põues, nii on kindlamgi veel. See relv on ka imelik talisman, mis hoiab sind päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, millesse satud sa veel. See relv on ka imelik talisman, mis hoiab sind päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, millesse satud sa veel. Ta jätab terveks vaid kütked, mis hoidmas teda sinu vööl. Need kütked läbi teema ei lõika, millesse kindlamgi veel. See relv on ka imelik talisman, mis hoiab sind päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, millesse satud sa veel. Ma tahan teid rohkem kuulda. Ühel seikleval Priiuse rüütlil olgu pistoda alati veel või peitku ennast hoopis ta põues, nii on kindlamgi veel. See relv on ka imelik talisman, mis hoiab sind päeval ja ööl ja lõikab läbi kõik kütked, millesse satud sa veel. Ühel seikleval pistoda alati veel või peitku ennast hoopis ta põues, nii on kindlamgi veel. Või peitku ennast hoopis ta põues, nii on kindlamgi veel. Aitäh teile! Nii, nagu
teate, siis kõige olulisem osa tudengiöö laulupeost on teatavasti tudeng ja sellepärast oleme me kutsunud endale esinejaks tudengid. See tähendab seda, et meil on siin väga fantastiline EBS-i kammerkoor ning nüüd esitab teie solistina loo Majakene mere ääres Tallinna Ülikool. Kus on Tallinna Ülikool? Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikool. Siin on teie esineja. Ka see lugu on üks sellistest, mis täna polnud mitte alguses, ta polnud kavas. David küsis, kas seda oleks põhimõtteliselt võimalik laulda ning EBS-i koor liitus temaga. Ma loodan, et täpselt samamoodi läheb tänase üritusega, et üha rohkem inimesi tuleb. Samamoodi ma näen, et väljaga hakkab täituma. Nii et loodame, et meie algne kava tundub, et enam väga ei päde, kuna meile väga meeldib laulda ja me oleme lahedad tudengid. David! Teid on nii palju. Kui on meil hülgehall ja sind ründamas suur hall. Kui on meil hülgehall ja sind ründamas on suur hall. Nõnda enam mõelda siis, et see on kuskil rannaliil ja mere ääres väike maja ootamas on sind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliil ja mere ääres väike maja ootamas on sind. Seal, kus vana raev on, kriiksub aia värav. Seal, kus vana raev on, kriiksub aia värav on. Akna taga õhtu veel, vaatab mere poole veel ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliil ja mere ääres väike maja ootamas on sind. Kui on meil hülgehall ja sind ründamas suur hall. Kui on meil hülgehall ja sind ründamas on suur hall. Nõnda enam mõelda siis, et see on kuskil rannaliil ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Nii hea on mõelda siis, et kuskil rannaliil ja mere ääres väike maja ootamas on mind. Nii toredasti laulate kaasa! No nii, Tallinna Ülikool, olete väga tublid. Mulle tundub, et siin mõnedel on siiski vaja spikerdama. Tuletame meelde, et te leiate oma nutitelefonidest tänaste laulude sõnad. Välja arvatud nende omad, mille kohta me ei teadnud, et täna esitlusele tulevad. Järgmisena EBS kammerkoor, laul Põhjamaast. Ootame, et kõik põhjamaised Eesti viikingid
julgevad ju kaasa laulda. Otsa kool on produtseerinud meile täna veel ühe fantastilise muusiku, Aleksandra Kirikal. Nagu te näete, siis me proovime just anda võimalusi noortele ja tudengitele, nii et arvestades meie tänast päeva, kui keegi teist soovib laulda, siis andke meile teada. Ühesõnaga, Aleksandra Kirikal laulab koos meie pianistiga loo, mida nad improviseerisid siis koos ja harjutasid siin 20 minutit tagasi esimest korda, kuna nad arvasid, et see peab kindlasti olema meie kavas. Eesti muld, Eesti süda. Otsa kool. Süda, kui sa ruttu tõuse, kuumalt rinnast tuksumas, kui su nime suhu võtan, püha Eesti isamaa.
Eesti rahvas, sellest on 26 aastat tagasi, kui 14. mail kõlas see laul, mis kõlab kohe praegu, teie abile lootes muidugi esimest korda Tartu muusikapäevadel. Eestlane olen ja eestlaseks jään. teine Ivalinna laul on juba lauldud, mul on tunne, et rahvas hakkab vaikselt ärkama. Vaikselt. Kus on Eesti lipud? Ma ei näe ühtegi. Niiviisi peaks olema kogu aeg, sest ma tuletan meelde, et Eesti lipp ongi meil just tudengitelt tulnud. Nagu öeldud, tundub, et te hakkate vaikselt ärkama. Meie lootus oli, et kui me enda viimase looga, mis on täpselt vastupidi päikeseloojangule,
meil ootus oli, et päike loojub meiega koos. Proovime siis sinnamaani vastu pidada. Aga kuna te hakkad juba vaikselt ärkama, siis järgmiseks looks sobilik olekski ärkamise aeg. Tudeng teab, tudeng on kohal. Mulle tundub, et täna on kuidagi külm.
kas teil on külm? Järgmine eksam läbitud, palju õnne. Järgmisena ma sooviksin teile korraks rääkida sellest, et te näete siin võib-olla loodetavasti meie vabatahtlikke liikumas. Sel aastal tegime seda teistmoodi, et me üritasime kaasata ka mitte ainult tudengeid, vaid ka keskkoolinoori abituriente. Et siinkohal ma arvan, kuna teid hakkab siin juba olema, oleks õige hetk öelda aitäh meie vabatahtlikele, kes kõik, igaüks neist oli keskkoolinoor. Ehk siis keskkooliõpilased aitasid meid igati ning käivad ka täna siin ringi teie juures, et vaadata, et teil oleks hea olla. Nii et kui te näete meie logoga särke, siis te teate, et te võite nende inimeste käest abi küsida. Aga järgmisena on teie ees uuesti Tallinna Ülikool. No see on nüüd eriti ilus laul. Meil juba koor toetab, aga teie abi on ka väga vaja. Rahu! Vaikusse, valgusse, viistusse minna suudan, kui ületan enda. Sinusse usun, kui mindasse minna ära, siis minema lenda. Kõik, mida tunnen, peab vaikima maha. Sina vaid vaikuses ajad.
No nii, meiega on taas Aleksandra, aga Aleksandra kindlasti veidikene ootab, sellepärast et vabatahtlikud hakkavad meil vist jõudma. Kus on meie vabatahtlikud? Vabatahtlikud läbitavad. Meil on teile vabatahtlike noorte poolt üks väike üllatus, mis läheb eriti korda, ma kujutan ette kõikidele tudengitele, kes siin viibivad. Aga ootame sellega veel üks hetk. Praegu tahab Aleksandra esitada teile kõikidele ühe väga olulise küsimuse. Et kuna meie tänane teema on eksam, siis ma loodan, et see küsimus on selline, mille vastus teavad kõik enda südames väga sügaval. Aga Aleksandra, tuled sa siia ja esitad oma eksami küsimuse meie noortele? Mis maa see on?
ise nende laululood. Kas te nüüd kuulete mind? Väga hea. Niisiis, meie eksam on olnud väga pikk ja pingeline. Seekordne öölaulupidu sai tehtud selliselt, et me lootsime, et okei, kui mina oleksin tudeng ja ma tahaksin teha viisakat üritust, mis näitab Tallinnale ja Eestile, et tudengid tulevad kokku, on väga lahedad, on väga isamaalised, saavad aru, mis maa see on ning vajadusel kas pikerdavad, siis mida ma teeksin pärast seda? Me loodame, et nii-öelda see päris öölaulupidu, mida keegi ei kuulnud seda? Päris öölaulupidu tuleb meie afterpartidel, mis on siis 3 tükki, sinine, must ja valge, just nii. Täna siis kutsume teid edasi mustale afterpartile stuudiosse, sinisele afterpartile sinilindu ja valgele afterpartile hetke. Ja me loodame, et ühel ajahetkel õhtul need kõik ühinevad ning moodustavad ühe suure Eesti lipu. Kus on Eesti lipud? Väga tubli, istu 5. Aga nüüd see väike üllatus, mis meil oli, me mainisime, eks ole, et meie vabatahtlikud olid kõik keskkoolinoored. Täna on teie ees ka üks keskkoolinoor laulja. Tegemist on 16-aastase neiuga Elisa Kolk, kes õpib Tartu Tamme gümnaasiumis. Me tõime ta teie jaoks ekstra siia Tartust, et võtta kaasa ka killukene Tartu tudengipäevadest. Nii, ja meie ees on ka 4 vabatahtlikku, nad kõik on ise keskkoolinoored. Elisa natukene peab veel ootama enne, kui ta saab ülikooli minna. Et need 4 neiut tahaksid teile öelda, miks on äge olla Tallinnas tudeng ja kuhu tasub õppima minna. Tere! Mina olen Mariana ja soovin jätkata õpinguid EBS-is ja soovitan kõigil valida Tallinn, kuna see on siiski meie pealinn. Tere! Mina olen keskkooliõpilane Miia ja soovin asuda õppima Tallinna Ülikooli ajalugu. Mina olen Angeelika ja soovin õpinguid jätkata TTÜ-s. Tere, mina olen Angeelika ja mina kaalun edasi minna õppima Tallinna Ülikooli filosoofiat. Ja üllatus on see, et see Tartu neiu tahab õppima tulla Tallinnasse. Elisa Kolk, Muusikaakadeemia tulevane tudeng, laulab meile nüüd laulu Sind surmani. Ja see oli üllatus tema sõbralt, kes võttis meiega ühendust eile. Ja me oleme täna siin, uskumatu maailm. Meie eksam on igal juhul läbitud täna, aga teie ees on Elisa Kolk ja Sind surmani.
nii, see oli teie 16-aastane neiu Tartust. Tema eksam. Mis te arvate, kas ta sobib Muusikaakadeemiasse? Eksam läbitud, istu 5. Järgmisena esitab Tõnno Viigli juhtimisel EBS-i kammerkoor teile loo Ta lendab mesipuu poole. No nii. Me hakkame jõudma lõpupoole selleks, et kindlustada seda, et meie ametlik öölaulupidu saaks läbi enne, kui teie päris improviseeritud öölaulupidu pihta hakkab. Meie koor natukene siin vahetub. Oleme püüdnud teha niiviisi, et kõik Tallinna tudengid saaksid esindatud. Teie ees on Kunstiakadeemia kammerkoor ja nad alustavad looga Palve. Palve oli lugu, Palve oli sõna, mis viimaste päevade jooksul minu ja Andero suust kostus väga palju kordi. Väga palju kordi pidime palvetama sellepärast, et täna, et me oleme siin ja et teid on siin nii palju, tähendab seda, et tudeng on kohal ja tudeng läbis eksami seekord. Andero, kas sa soovid öelda võib-olla midagi tõsisemat, kuna me lähme ju ometigi pühade lugude poole üha lähemale? Ma soovin Eesti Kunstiakadeemia kammerkoorile edu Tõnismäe laulude sooritamisel. Järgmiseks Palve. Tõnismäe kütab meile ka Saksamaalt peremuideks.
nii, ja me oleme täpselt selles ajahetkes, kus kadus ka pilve taha päike ning meie järgmine lugu on siis päikeseloojangul lauldav Koit, mis tähendab seda, et peale seda me palume ka võib-olla selle püha loo puhul veidikene vaikust siia ette. Tõnis Mäega rääkides ütles ta, et muidugi Koitu peab laulma, Koitu ei tohi ära jätta. Kas Koitu peab laulma? Eksam läbitud. Ta ütles, et miks te tahate, et mina seda laulaksin? Laulge ise. Ja see laulge ise, mida ta ütles mulle telefonikõnes, kui ma olin Pärnus, läks mulle väga hinge ning seetõttu ongi täna teie ees olnud siin tudengitest lauljad, keskkoolinoortest lauljad ja nii edasi. Ma tahaksin südamest tänada seda, meil on väga hea meel olnud näha, et tudeng tuleb, tudeng on kohal ja ta teeb selle asja ära. Palvet esitab teile taas Eesti Kunstiakadeemia kammerkoor ja pärast seda tuleb minu isamaa, minu arv.
koos Eesti Kunstiakadeemiale. Järgmiseks lauluks tuleb Eesti üks, kui mitte kõige olulisem, siis üks olulisemaid laule. Mu isamaa, mu arm. Enne seda ma tahaks näha käsi, kes on selle laulu sõnadega väga kursis. Ma näen ainult kahte kätt, kuhu need kõik teised läksid. Väga hea, väga hea. Ma arvan, et see kergelt külm ilm ei murra tudengi südant, ei hinge. Jaan, Tero. Räägi. Ühesõnaga, uskumatu sündmus juhtus just. Planeeritud oli, et lõpetab taas EBS-i kammerkoor. Kunstiakadeemia inimesed ütlesid trepi peal, tegemist on mu isamaa minu armiga, kes ei oska seda laulda. Ja ütlesid lavale tagasi laulma hakkamine. Seega ma parandan meie kava taas kord tänases päevas. EBS ja EKA koos Kunstiakadeemia. Aitäh teile! Minu arm, kes südant on
viimastel laulupidudel on see viimane laul, tudengilaulu peal, see ei ole viimane laul. Nimelt jällegi Tallinna Ülikool. Tallinna Ülikool ütles meile täpselt 1,5 tundi tagasi, aga Siret, ei ole ükski maa. Seejärel tulid Karl, Aleksandra, Ivo, meie pianist, EPSI-koor, EKA-koor, neid enne liitus. Noh, ma arvan, et siin on ka mõned inimesed platsi peal, ma näen, kes kannavad Eesti lippe ka, kus on Eesti lipud. Väga hea. Kõik meie tänased esinejad otsustasid tulla kokku ja laulda teile ei ole ükski maa. Me väga siiralt loodame, aitäh teile. Me väga siiralt loodame, et te tulete nendega kaasa. Jääb ikka nii, et Saaremaa näeb õhtupäikse õitsimist. Temal tunneb ilumaa, küll õiget sugu õitsimist. Veel linnupesi Läänemaa võib leida rannaroos. Veel aru annab Harjumaa, me rahva süngiloos. Teab loodus vaid, teab isamaa, meil tuleb üksteist aidata. Ei ole üksi, ükski maa, mina ei saa sind jätta, Virumaa. Teab loodus vaid, teab isamaa, meid tuleb üksteist aidata. Pärnumaa, jutt põlislaane, eksidust. Tartust toitel Tartumaa, peab issumine veel. Kui kaua suudab Võrumaa end hoida õigel teel? Ei taha, ei või saa sind jätta, Virumaa. Teab loodus vaid, teab isamaa, meil tuleb üksteist aidata. Ei ole üksi, ükski maa, mina ei saa sind jätta, Virumaa. Kas jätta kui puhtaks jääma Virumaa, kui selge veega allika, siis alles julge ütelda, et elab omal maal, et elab omal maal. Teab loodus vaid, teab
peaasi, et kogu seisma ei jäänud. Kallid noored, me ei korda siin mitte midagi. Ja seda lihtsal põhjusel, et üks põline laulupidude laul, mida see koor oskab, mida kõik te teate, mida me oleme laulnud paremal või halvemal moel kõik oma elus vähemalt ühe korra. See on laul. See on absoluutne lööklaul minevikust, mis oma sära ei ole kaotanud tänase päevani. Noormehed, valige endale partnerid välja, sest tuleb teil neid tõsta. Selle laulu lõpus vähemalt. Ärge kartke seda teha, see on tuljab.